Tervist, mina olen Mati Tund. Tänast Selguli tunnis ma näitan teile, kus mootorratta õli vahetada. Kork on peal, muidugi. Võta oma seisukoht, ära otsi tooli. Tere tulemas mu fucking elukooli. Nii, ja esimese hooldusena, mis me teeme, on siis õlivahetus. Ja see on ka ühtlasi ainuke hooldus, mis me teeme. Ja kõigepealt, mis sa tahad teha, on võtta nahktagi seljast. Ja kui sul nahktagi ei ole, siis oleks aeg soetada see. Ja töömaksumus siis võite arvestada kuskil seal 100 kohalikku umbes läheb, sest meil on siin õli, mis siis, see on motooliõli 7100, siis 4-taktilise täissünt õli. See maksis siis 69 €, 4 liitrit, ei ole kõige odavam õli, aga ei ole ka kõige kallim, aga kindlasti ta on hea õli. Ja mootorratasse sa ei tahagi panna mingit odavat õli, sest see ei ole mingi suvaline tööauto, kuhu sa võid panna mingit suvalist risorapsiõli, eks ole. Sa pead et mootorratas hoolitseks sinu eest, pead sina hoolitsema tema eest. Naine, sama kehtib naisega ja koeraga. Ja siis meil on ka siin filter. See oli siis Hilfo filter AF204, 12 €. Te valige omale vastav filter. Ja siis meil on ka siin brake cleaner puhastuseks, kuskil 5 rutsi. Ja siis meil on ka siin erinevad võtmed, kruvikeeraja, haamer. Ja ka 2 purki õlut. Ja töö raskusaste on siis umbes, ütleme lebo, sobib ka algajale õlinäpule. Ja tööaeg on umbes 2 purki õlut. Noh, oleneb muidugi, kui kõva mutrimees sa oled või kui suur kõri. Ja siis järgmiseks, mis sa tahad teha, kõigepealt pane pill sooja, et õli läheks soojaks ja et ta tuleks lihtsamalt välja. Aga sa ei taha, et ta läheks väga kuumaks, sest võib juhtuda, et sa pead käed õliseks tegema. Eks ole, paneme pilli käima. Paugel. Nii, ja kui oled pilli soojaks lasknud, siis soovitan ka paar korda piirajasse lasta, et naabrimalle ikka kuuleks, et kevad on käes ja aeg on porgandit mulda panna. Ja kõigepealt tuleb siis õlikork lahti teha. Tähendab, õlukork, ma mõtlesin. Ja järgmiseks ka õlikork. Ja kindlasti vaadake, et õlikorki ära ei kaota. Et ta siia pange ei kuku. Siis on jama teda siit kätte saada. Ja siin peaks ka väike seib olema küljes, vask seib, et seda ka ära ei kaota. Jah, seib on küljes ilusti, see on hea. Kui õli on ära tilkunud, siis tuleb ka õlifilter ära vahetada ja võtta küljest kõigepealt. Ja selleks on meil sellised asjad läänes toodetud, Hiinast tellitud mehhanismid, millega me saame ilusti ära võtta, aga kui teil ei ole nii kallis masinavärki kodus olemas, siis piisab ka kruvikeerajast ja haamrist. Demonstreerin õllepurgi peal. Mis te tahate teha, on väike auk filtrisse, nagu niimoodi. Ja siis teete lahti siit. Ja põhimõtteliselt sama asi, siis käib ka filtri kohta, aga õli teeb ära jooma. See tuleb ise välja. Ja samuti soovitan kasutada ka sellist kaadervärki, ehk siis te ei taha, et väga palju õli siia torude peale läheks. Nii, ja siis kõige lihtsam viis ongi, võtate kruvikeeraja ja lööte ta siia sisse. Nii, ja siis keerate lahti. Ja kui ta juba natuke liigub, siis saab ka käega ligi siia. Ja pühime käsi ja ka filtri ümbruse jamas puhtaks. Et siin ümber mingit jama ei oleks. Nii, ja järgmiseks teeme siis õlipõnni puhtaks, eks ole. Ja paneme ta alla tagasi enne, kui sa hakkad õli sisse valama, eks ole. Sest sa ei taha õli sisse valada, kui sul ei ole punni tagasi alla pandud. Nii,
ja kui punn on peal, kindlasti olge ettevaatlik, et liiga õrnalt ei pane, aga ka liiga kõvasti ei pane, sest muidu te võite ta üle keerata ja siis on suur pahandus. Minuga ei ole juhtunud, aga ma tean tüüpe, kellel on juhtunud. Nii, siin on meie õlifilter. Te valige omale vastav filter siis vastavalt manuaalile. Nii, ja õli ka kindlasti enne ma panen õli siia sisse, enne kui ma filtri külge panen, et siis mootor ei käiks ilma õlita ringi, kuigi siin võib juhtuda, et see näeb palju kaotsi. Oi, kui ilus punane. Ja lasete tal siia sisse minna ilusti. Las ta imandub sisse. Ja samuti tehke ka tihendõliseks näpuga, nagu ikka kombeks. Paneme ka siia universaalse õlikorje pudeli. Nii. Ja siis panete ta siia külge tagasi. Ja proovite teha seda võimalikult kiirelt ja valutult. Ja üldiselt see filtrit ma keeran kinni käega. Ei ole mõtet siin üle pingutada, aga ei ole mõtet ka ala pingutada. Ja kindlasti, mida ma soovitan teha, on brake cleaneriga lasta see õli maha, mis siin leegitorude peal on, sest kui sa paned masina käima, ja siis see õli hakkab ära põlema ja see hakkab kärssama ja haisema hullemalt kui teismeline poiss pärast kehalist kasvatust. One hour later. 2 hours later. See peaks hea olema. Nii. Ja kui te olete veendunud, et teil on õlipunn peal, siis võtate maha õlivarda, sest sealt august panete te õli sisse. Nii, ja järgmiseks võtame lehtri, mille teeme puhtaks, et ükski võõrliik ei pääseks mootorisse. Nii, paneme lehtri siia sisse ja siis võtame oma Motoli mootori õli, Motol 7100, ei ole sponsor. Ja kindlasti, mille järgi tunnete ka ära hea mootorratta õli, on see, et siin on mootorratta pilt peal ilmselgelt ja näete, mootorratturil on ka seljakott taga, nii et mis ma öelda tahan, et kui selle õliga ka naisi ei saa, siis on asi sinus. Ja siia peaks siis sisse minema umbes täpselt 3,8 liitrit, 3,5, kui sa ei vaheta õlifiltrit. Aga õli vahetamine ilma õlifiltri vahetamiseta on nagu hammaste pesu ilma hambapastata. Jah, sa saad seda teha, aga nahui. Umbes täpselt. Nii, ja vana õli kindlasti tuleks ära utiliseerida keskkonnasõbralikult, sest hoiame loodust ja meie keskkonda. Mina tavaliselt panen nendega vanu rehve põlema, sest see on ja kütteallikas lähevad hästi põlema ja põlevad kaua. Ja kui te olete õli ära pannud, siis kindlasti vaadake, kas on piisavalt õli ja kui juba näitajad on head, siis pange ka korra pill käima, laske ta soojaks ja siis vaadake uuesti õli, kas õlitase on langenud, sest filter võtab ka omajagu õli sinna ja samuti vaadake, et ei oleks mingeid lekkeid siin all. Kui ei ole, siis ongi põhimõtteliselt kõik. Siis võite nahtagi selga tagasi panna ja sõita päikeseloojangusse. Ja õli soovitan vahetada teil siis iga 2005 kuni 3000 kilomeetri tagant. Või siis, kui ta on teil jäänud talveks seisma, siis kevadel oleks ka tegelikult mõistlik õli ära vahetada. Aine? No õlu vahetamine, see peaks tihedamalt käima, eks ole. Ja mis ma oskangi teile muud öelda, kui teil video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmises osas, kui ma näitan teile, kuidas vana inimestelt raha välja petta. Mina tänan!